oligi, ma olin hädas, hea sõber ütles, kuule, sul ei ole kaotada mitte midagi. Ja ma läksin, ma ei teadnud, kuhu ma läksin, ma ka veerisin hommi kuidagi kokku seda. Ja ma tundsingi, mis on homopaate puhul kõige parem. Riske sisuliselt ei ole. Sükse tavaolukorra juures tal ei ole kõrvalnähte. Ehk siis kaotada ei ole mitte midagi. Ja mina olen ainult võitnud ja mitte vähe. Et ja mul on kõik sellised kohad, kuhu ma lähen, siis ma lähen ka 100% vastu võtma seda, mida mulle pakutakse. Et väga palju on kõik, tullakse nagu pinnapealselt kuidagi natuke uurima, aga jälle sügavaid tulemusi ei tule niimoodi. Ja homopaatia, kuna ta on selline raviviis, kus aine ei määrata niimoodi, et sa tuled ütleb, mul on nohu ja siis ma annan sulle tera, eks teradeks nimetatakse, mis on ka eesti keeles minu arust hästi jabur. Aga mis inglise keeles on? Remedis ikkagist. Okay. Et meil on terad, meil on olnud olukordi, kus politsei on arvanud, et terariistaga üritatakse lapsele millegiga läheneda, et tera ikkagist on tera nagu väike kuulikene. Et sellega sa kahju ei tea. Nüüd on see koht, millest sa ennem rääkisid, kus mul läheb meelest ära, et mis see point oli, kuhu ma pidin välja lõpuks jõudma. Kuidas ta sinu üle tuli? Ja ma võtan võib-olla siia kinni, et me räägime teradest, need terad ikkagi, kes on kunagi söönud neid C-vitamiine purgis, mis müüaks, vaata need kollased pisikesed pallikesed. Et siis need homopaatia terad on nagu veel pisemad, sellised väiksed, no ma ei tea, kui väiksed nad on, ikkagi olematud. Jah. Niimoodi, et kui sa oled hooletus ja sa peopesas oled kukub maha, siis ega sa maast üles leia seda tõenäoliselt. Mitte eriti, jah. Et nad on väiksed. Mul tuli meelde. Oligi see, et määratakse aine selle järgi, et mis moodi see nohu on. Sellepärast, et kõik inimesed tajuvad seda hästi erinevalt. Kas sul tuleb mingit rohelist või tuleb sul kollast, kas sul pea valutab selle juures, kas sa higistad, kas sa oled külmas täiega, kehad on kõik nii erinevad. Ja ta on individuaalmeditsiin ja seal ongi hästi oluline hakata jälgima oma keha, mis ta signaale räägib ja kehas ei ole midagi niisama. Kõigel on alati väga konkreetne põhjus. Ja mina ja sina oleme tohutu erinevad inimesed, erinevad vanemad, geneetiline baas, keskkond, kus me oleme kasvanud, mismoodi me stressoritega toime tuleme ja nii edasi, nii edasi. See ühe puuga kõigile süsteem on meil natukene nagu peaga vastu seina jooksnud, et me peame aru saama individuaalselt, mis toimub meie eludes, sest kõik ümberringi loeb nohu, lihtne nohu, eks ole. Kellel on toidutalumatustest, kellel on sellest, et ta on läbi teinud mingisuguse hästi stressirohke perioodi ja keha on üle uputatud see stressihormoonidest, millest keha peab nüüd vabanema kuidagi moodi, eks ole, see on mürk muidu meie kehale. Et, kes solvus? Jaa, absoluutselt, eks ole, naatriumuriaatikum, homopaates on üks hästi suur solvujate tera. Et iga asi on kuidagi mingisuguse detailiga nii palju erinev. Ja homopaates on ka ütleme nohu puhul seal tavaliselt tuuakse välja siuksed, ütleme 20 kõige tihedamini esinevaid aineid, et kodukasutajale lihtsamaks asja teha. Aga need ei ole siis see, et need ongi ainukesed 20 nohutera, sest et kui ma võtan oma selle ja sa peaksid nägema minu raamatuid, siis sa saad aru, mis tähendab paks raamat. Et tegelikkuses on neid tunduvalt rohkem. Aga kui sa õpid nagu seda süsteemi tundma, siis on ikkagist süke, ütleme kuskil 60 ainet, kui sul need on enam vähem selged, siis sa saad tavaolukorras ikkagist enamus asju ära lahendatud. Et krooniliste haiguste puhul on natukene seal, ma eksamit tegin, siis mul pidi üle 300 vist peas olema või. Ja raamatus endas on 1400. Aga et seda on võimalik natukene lihtsustada, et seda saab igaüks kasutada, mis minu jaoks on tohutu oluline, et inimene saaks iseseisvalt kõigega hakkama. Nii palju kui vähegi võimalik ja siis see natukene, millega ei saa, siis ta läheb väljaspoolt, eks ole, abi küsima. Et me oleme hästi sõltuvad kuskilt, et keegi teine annab meile vastuseid, sealt tuleb ka see kiirinfo, eks ole, mul on nohu, võtame mingi preparaadi, kaotame ära, aga
kui ma ei saa aru, miks ta tuleb, siis ta tuleb muudkui uuesti ja tuleb uuesti. Ja kuna kogu ühiskond on nüüd allutatud sellele, et süsteemile, siis kõigil on pidevalt ja siis me hakkame seda normaalsuseks pidama. Ja see ajab mind täiesti nagu marru kohati. Igasuguseid asju peetakse sellisel viisil normaalsuseks, mis on normaalsusest täiesti kaugel. Kõige lihtsam asi, iga kuu haiged lapsed, see on krooniliselt haige laps. Ma õppisin Kreeka rahvusvahelises homopaatia koolis ja Vitaulkas on, ma ütleks Hahnemanni siuke järeltulija, et peetakse Hahnemann on, eks ole, looja. Kent on tema õpilane, kes kasvas välja nagu uuesti selle nagu harujuhiks, ütleme, ja Vitaulkas on siis nagu nende siukene järeltulija. Tema on hästi siuke, väga siuke klassikalise homopaatia, nagu, et hoiab ja et see peab olema nagu korralikult tehtud. Et kui ma seal koolitusel olin ka, et mis ta pani tohutult sisse, on see, et ei ole laiskust, ei lähe sealt nurki lihvima, vaid korralikult teed oma töö ära, vaatad, mis su silme all täpselt on ja vastavad sellele siis valida, eks ole, ainet. Aga inimesed tahavad kuidagi nagu kogu aeg nagu, kergemalt. Ma saan aru, see on meie nagu põhiolemus ka, et sa tahad kergemalt, sellepärast arenevad igasugused ju tehnikad ja muud asjad. Aga ei tohi nagu lõputult seda kergemalt taga ajada. Loodus tahab, et sa teed pingutuse. Kui sa oled seal haige, teed oma kompressi asju, möllad seal 24-48 tundi, sa saad oma tulemused, kui sa tead, mida sa teed, eks ju. Homopaatias on see pingutus see, et sa õpid selle süsteemi ära. Ja siis, kui sa selle ära annad, need inimesed, kes esimest korda tunnevad seda efekti, see on üsna vau-efekt. Kõhuviirusest vabaks 15 minutiga pole mitte mingi probleem homopaatia jaoks, kui sa leiad täpselt õige aine. Mis on hästi oluline, vaata, homopaatias sa pead hakkama tähele panema iseennast. Mis su kehas toimub? Mida sa süüa tahad? Mida sa juua tahad? Kuidas sul mingid asjad toimivad? Ja hästi palju mu õpilased on ka öelnud, et täitsa lõpp, et eelnevalt on siuke tunne, nagu poleks kunagi iseendaga tegelikkuses ühenduses olnudki. Ja kui sa ei ole endaga ühenduses, siis sa eladki nagu mingi tuima, mingisugust rattas elu, kus kannatused tulevad ja siis sa lihtsalt nagu alistud neile. Sest sa ei kuule ennast. Ja siis hakatakse rääkima sellest, kuidas juhuslikult jäin haigeks nii edasi. Mitte kunagi ei ole seal juhuseid tegelikkuses taga ju. Ja see juhuste kokku langemine või see pool, et ma ise olen ka seda meelt, tundub ka alati, et ühtlasi pole juhuslik, aga alati vaata ei näe ka seda põhjust kohe või ei oska nagu oletada või tuletada või eeldada või mõelda, et mis nüüd see võiks olla, mõnikord on seda lihtsam teha. Teinekord ei saa tõesti aru sellest ja enamik inimesi ju ei mõtlegi selle peale, et me tõime enese nohu näite, et seal võib nagu mingisugune seos üldse olla emotsionaalsusega. Tihtipeale ikkagi on see, et nagu on need jutud, vaata, et pane sall kaele, muidu tuul tõmbab läbi ja ma nagu seda tuule juttu ise üldse ei usu, aga ma saan nagu aru sellest, et kui inimese immuunsüsteem võib olla nõrk või sa oledki külmakartlik. Me isegi tegelikult ei tea täna, kas ma usun seda, et on olemas külmakartlik inimesi, aga on ikka. Immuunsüsteem, eks ole, et kuidas ta toimima läheb, et iga ühel ongi erinev baas, et ma ka täna vaatasin, et see tulid siuke lühikesed lünksid ja kõik, eks ole. Palju neid kraad nõus, ma ei tea. Minul oli ikkagist jaki ja mul hakkas jahe natuke, ma ka veidike jalutasin. Et meil on hästi erinev see ja tõesti, nagu sa ütlesid, aga kui inimene jääb iga tuulega pidevalt haigeks, siis on ikkagi see, et immuunsüsteem on tasakaalust väljas. Et kui sa pead ikka ennast kogu aeg tohutult hakkama mässima kuskile sisse, iga tuulehiili hakkad kartma, hakkad vältima mingeid asju, siis on tasakaalust väljas olek. See, kui ma lihtsalt panen jaki peale ja sina oled võib-olla lühikeste varrukatega sama ilm, see on siukene, ütleme, mingi vahemik. Mingi vahemik, mis on täiesti mõistlik. Aga kui ma tuleksin sulle siia ikkagist kasukaga ja ütleksin, et ma ei tea nüüd, kui ma korraks siit lahti teen, siis tuul tuleb ja ma olen kohe haige, siis sa oled väga suures hädas tegelikkuses, mille sa peaksid ära lahendama.
ega me lähmegi siit kondikavast nagu mööda ka ja ma tahan kohe vahele küsida ka. Et teha seda aasta setini siis homöopaatia arusaamist ja põhja alla. Kohe vist näeb mingi kärbest, aga just see pool, need terad. Mis asi see nagu, tuleme veel enne selle juurde, et kui see terast nagu saab tera ja kuidas see tera üldse saab võib-olla ka natukene lühidalt seletada, et siis mis seda remedit sinna juurde annab, et just nimelt me räägime ainetest, mis ained seal sees on, kas me räägime nagu taimedest, kas me räägime nüüd fabrikaatidest sünteetiliselt kuidagi loodud mingitest, ma ei tea, laborites mingitest võrranditest, kuskilt tuletatud mingitest allikatest, mis see nagu tooraine siis seal taga tegelikult on, mis seda teeb? On ikkagist tinktuurid, see taimetinktuurid. Emalahused, no seal on ka kuld, hõbe näiteks, eks ole, aga ikkagist üldjuhul looduses esinevad. Noh, ka elav hõbe näiteks, väga paljudel on sükest ainepilti ka, kellel on need vanasti tehtud plommid, elavhõbeda plommid, et see võib kohe keha mõjutada sealt. Et tehakse sükesed ematinktuurid ja siis võetakse üks tilk seda, pannakse kas 10 või 100 tilga vee sisse. Seal on siis need erinevad, kas on tähis D või C, see läheb sükeseks veidike igavaks, eks ole siin praegu, aga ütleme, see kõige tavalisem on see C, ehk siis üks tilk 100 kohta ja siis hakatakse potentseerima, ehk siis siuke mitte raputamine, vaid siuke nagu teatud ka liigutus, kus siis info läheb veeklastrisse laiali, See on siis 1C, siis võetakse sealt sellest tehtud lahusest, mida on 100 korda raputatud, tõstetakse järgmisse purki, kus on 100 puhast veetilka ja hakatakse uuesti seda tegema. Ja kodukasutajad, ütleme, kuskil Hollandis on siuke 6C, 12C, Eestis on pigem tuuakse Inglismaalt endale ainet, on 30C, siuke kodukasutaja tavalised nagu potentsid, ehk siis mitu korda lahjendused need on. Ja siit ongi nagu see koht, kus tõstetakse kisa, et tegemist on mingisuguse libateadusega. Sellepärast, et see tundub täiesti mõistmatu, et kui meil on see, et tavaravimitel, kui sul pea valutab väga palju, esimese tabletiga ei lähe ära, siis tõstad kogust, mida sa võtad ja see aine kogus, mis siis hakkab suruma seda peavalu alla, läheb aina suuremaks. Homopaatias, mida rohkem on lahjendusi, seda võimsam aine on, et mina vastupidine efekt siis. Mina kasutan ka näiteks 10 000 lahjendust aineid teatud juhtudel. Ja ma saan aru, see ongi täiesti tavapäratu, aga samas meil on igasuguseid erinevaid tavapäratuid asju. See, et meil on mingi internet, mille kaudu kuskilt mingisugused asjad läbi õhu põhimõtteliselt lähevad, raadio, mobiil, noh, et see on kõik midagi sükest, mida sa silmaga ei näe. Ja ma alati ütlen selle näitena seda, et miks see vajalik on või miks ta nii tõhus on. Immuunsüsteem. Ma võin sul südame välja praegu lõigata ja näidata sulle sinu südant siin taldriku peal, eks ole. Aga näita mulle taldriku peal immuunsüsteemi. Sa ei saa näidata seda niimoodi. Just. Ja see ongi see, et ta läheb sellel tasandil rääkima, sest immuunsüsteem on ikkagi see, mis ohjab kogu seda infot, kus me tõstame kuumust, kus me tekitame pisaraid, kus me, mis iganes, mis meie möll siin kehas toimub, seda määrab ikkagi see immuunsüsteem ja me lähme temaga rääkima, et homopaatia ei ole nagu vitamiinid, et ta ei anna midagi juurde, ta ei võta ära, sellepärast ei ole võimalik temast saada toksikoosi. Aga ta läheb tegelema siis immuunsüsteemiga ja seda infot aitama nagu täpsustada talle, et kuule, et sul on seal probleem, palun mine vaata, tee korda. Ja keha saadab ise selle meeskonna, kes seda olukorda läheb sealt lahendama.